Meil on maailmas üsna palju kraami. Kõigil, ma mõtlen seda nagu väga laias mõttes ja see on hästi suur probleem, sest kõik see kraam peab millestki tulema, mis veel hullem, enamasti me lihtsalt tarbime seda kraami. Me korjame selle kokku, kasutame seda mõnda asja võib-olla 1, 2, 3 korda elus ja siis ta lõpetab prügimäel. See ei ole alati niimoodi olnud. Me ei ole alati niimoodi asjadega ümber käinud. Asjadel on täna oluliselt madalam väärtus, kui neil on ajalooliselt olnud. Ja see muutus on toimunud üsna kiiresti. Mina mäletan oma lapsepõlvest seda, kui ma olin kodus, meil oli kodus võimalus autot parandada. Reaalselt mu isal oli kaevatud garaaži auk, millesse sai sisse ronida ja sealt alt nagu auto põhja parandada. Ma mäletan seda, kuidas meie kodus parandati pesumasinat, põhimõtteliselt kõike. Ja tänapäeval see ei ole enam nii. Sellepärast ma tõin teid siia Tartu paranduskeldrisse, sest siin püütakse seda asja, mida ma just kirjeldasin, muuta. 6 aastat tagasi alustasime paranduskohvikutega, mis on selline formaat, mis tegelikult võivad vaadata tänapäeva igapäevast toimimist paranduskeldris, siis nagu usna sarnane formaat, kus sul ongi inimesed, kes oskavad asju parandada ja sul ongi inimesi, kellel on asju, mida on vaja parandada ja nad tulevad kõik koos ja koos parandatakse. Et siis see meister on seal pigem selles rollis, et juhendada sind, kui parandusabi vajavad, juhendab sind, et sina parandaksid seda võimalikult ise. Et see füüsiline keskkond, et riistapark on ja siin on asju, mis sa ei pea omama on ja igast asju mingid parandamiseks. Ja see on kindlasti üks asi, siin on ka see, ja siis on see nagu teadmiste baas on ja siin on meistrid on ja, kes aitavad sind siis kui sa ei tea on ja kuidas, või võib-olla sa tead on ja võib-olla sa vaatasid see mingi Crazy Russian YouTube'is on ja kuidas ta nagu mingi võtab lahti mingi fööni on ja, aga sa ei julge, mis on nagu loogiline. Tavaliselt inimesed on nagu ise veenavad ise ennast, nagu, et nad ei oska vaata. Eriti nagu mingid klassikale vanad pravad. Ei, ma ei hakka õppima sinna. Kuulake, ma olen 80-aastane, ega ma ei hakka siin. Bullshit, praua, come on, nagu selles mõttes, et see kluvikele sa ikka oskad. Tänapäeva turul on ja domineerib selline nagu hinnaparadoks, mida puudutab selle parandamist, et kui sul on palju selliseid igapäevaseid asju on ja mis sul on, kui nad lähevad katki, siis osta uus on alati kiirem, odavam, mugavam ja pluss sa saad seda on ja eksistentsiaalse tühjuse laksu on ja, et uus asi. Et me selle nii-öelda avaliku teenusega, mis paranduskelder on ja me justkui nagu bypassime seda hinnaparadoksi, et sa parandad ise või kellegi abiga on ja mis sul tuleb oluliselt soodsam, pluss siis ka saad selle, sa näedki, et jah, tegelikult asju ongi võimalik parandada. Et see, ja sellega, see on võib-olla lõpuks paranduskeldri või paranduskeldri laadsete kohtade suurim väärtus, mitte et me siin suudame läbi parandades neid toastreid ja Texasid ja ma ei tea mida on ja mida võib-olla mujal keegi ei viitsiks parandada, mitte et me sellega säästame mingi hull CO2 hulka on ja see on minimaalne, kui sa vaatad, kui palju jätmejaama läheb, aga et me läbi selle esmakäelise kogemuse juurutame sellist parandamiskultuuri. Ja et kui võta nagu väga tõsiselt nüüd need mingid ringmajanduslikud eesmärgid maailmas või Euroopas või riigis on ja et kui võta nii väga tõsiselt, siis see parandamine on inglise keeles täielik no-brainer, et see on nagu igaüks saab seda teha, vahel mingil määral on ja vähemalt kas või need püksid on ja parandades sellega saab igaüks hakkama, et see parandamine on nagu väga oluline aspekt selle nii-öelda ringmajandusele üleminekul. Küsisin Hirschilt ka seda, mis on paranduskeldri tulevik ja kas sellistele kohtadele on võimalik luua ka mingisugune ärimudel, et need saaksid olla igal pool edukad? Ta pidi olema selline nagu piloot või prototüüp selleks, et nagu mõelda, et kuidas need sellised kohad saaksid olla igal pool. Tegelikult. Ja see on hästi raske. Keeruline on seda nagu rahastada, sest et ilmselgelt need meistrid, keda meil on ja neil on rahastatud konkreetsest projektist on ja kui me peaksime nende inimeste käest küsima nagu õiglast on ja panust selle parandamisteenuse eest, ütleme seda või juhendamise eest, siis see nagu mõned asjad töötaksid, võib-olla jalgarattad, võib-olla mõne elektroonika, aga päris palju asju ei saaks küsida õiglast raha. Ja me oleme sellega maadelnud kohe alguses, et alati me peame küsima tegevustoetust linnalt, et maksta renti ja ega meil algusest kohe ei olnud seda formaati, kus meistrid oleks palgal, meil vabatahtlikud meistrid ei töötanud, pärast lõpuks ei õnneks seda toetust, millest me praegu elame, millest siis maksame siis meistrite palka on ja
aga siis on ja, nagu sa enam ise ütlesid, on ja peaks siis tulema ise mingi ärimudel on ja noh, okei, et näiteks meie puhul on ja me saame mingil määral me saame neid ruume välja rentida. Me saame siin teha meeskonnaüritusi ja mingid müüma oma hingi on ja natukene, et on ja endale palka maksta ja rendi maksta ja niiviisi. Me võiks seda teha, ma võiks võtta seda 0,7 kohta ja tõesti tegelikult sellega müün kellegile mingi ettevõtetele mingi meeskonnaüritusi on ja aga ma ei taha seda teha, või nagu see ei ole see, miks ma alustasin paranduskeldrit on ja see ei ole see, mis ta nagu no et justkui nagu ma sulle ütlesin, justkui nagu mina korranikuna pean hakata tegema mingi sellist nagu pooltöötava äri selleks, et rahastada mingi avalikku teenust, mis tegelikult teenib nagu riigile sellega, et ta valgustab inimesi, kuidas elada säästlikumalt, mis on riigi kavades, et seda peaks nagu tegema. No nagu see on, nagu see on nagu jaburus, et see parandamine jääb alati nagu kahjulikuks on ja sa tegelikult ju vahendad kasvu, parandades asju, et sellised kohad nagu see paranduskelder siin on ääretult olulised selleks, et me kuidagi taas looksime selle ühenduse, mis meil asjadega on, et me õpiksime neid jälle väärtustama, õpiksime nendega ringi käima ja õpiksime vahel ka lihtsalt oma, ma ei tea, teksadesse tulnud augu korda tegema. Õpiksime kas või seda, et see on okei, kui teksades on olnud auk ja siin on lapp peale pandud, sest muidu me ei suuda luua kestlikku maailma. Selliseid kohti peaks olema rohkem ja me peame välja mõtlema riigi tasandil, linnade tasandil, kogukonnana, kuidas selliseid kohti töös hoida, kuidas neid luua ja kuidas neid väärtustada.